koosolek 1854. 29. alates 1854. aastast. Ja tänast ettekandjat vasti peagi pikalt tutvustama. Annamegi kohe siis sõnale Panniga, kes räägib ilmamõjust. Aitäh. Öeldakse, et täpsus on kuningate viisakus, ebatäpsus snaiperit oma. Täna ma olen snaiper, natukene jäin hiljaks, sellepärast et ma toppisin viimasel hetkel ühele mäluhulgale, mis ei tahtnud näha praegu töötada. Räägiksin ilma ja kliima mõjust poliitikale ja vastupidi. Ilma mõjust poliitikale üldiselt meie riik tahab rääkida põhiliselt ikkagi poliitika mõjust ilmale, kuidas riik peaks mõjutama meie inimeste arusaamisi selleks, et kliima muutuks paremaks täpselt nii, nagu tahab Euroopa Liit. Kunagi 5 aastat tagasi ütles mulle ühel koosolekul Keskkonnaministeeriumi asekantsler, teie teadlased võite mõõta, mida tahate, aga need järeldused peaksite saama sellised, nagu meie riigi poliitika tahab. Ja meie riigi poliitika on ühtne Euroopa Liidu poliitikaga. No ja, eks me üldiselt oleme seda muidugi arvestanud alati, vähemalt tulevad meie mõningate kliimamudelite rehkenduse tulemused sellised. Nad muidugi tulevad sellised ilmselt, nagu nad peaksid ka tulema ja peaksid ka võib-olla tulevikus olema, nii et seal midagi vale ei ole, kuigi on ka mudelid, mis teevad teistsuguseid tulemusi, ütleme 50 või aasta pärast olevas kliimas, mida me arvatavasti ei näe. Aga nüüd asja juurde. Kliima on üldiselt selline asi, mis inimesi on alati huvitanud. Siin ma panin paar postulaati välja, esimesed on juba paar tuhat aastat vanad, see on ilm ja noorus on alati hukas. Ja teine, mida me teame juba umbes 100 aastat vähemalt, see on Romi sentents, et ilm on nagu valitsus on alati kõiges süüdi. Ilm mõjutab ka meie tundeid. Näiteks täpselt 6 aega tagasi, peaaegu täpselt 6 aega tagasi, 28. septembril kangesti huvitas meie valitsust, milline tuleb ilm, sellepärast kui tähtsad tegelased sõitsid lennujaamast või hotellidest poliitpatta või kultuurikatlasse, siis neid väga huvitas, milline see võib sellel päeval ilm olla, sellest kunagi ei teadnud, äkki mõni tegelane tahab jalgsi sinna minna, nii nagu Prantsuse presidenti tegi jalutuskäigu. Nii et sellest väga palju sõltub ka mulje meie pealinnast. 2003. aastal tähistas Peterburi oma 300 aastast juubelit ja selleks, et ilm oleks seal hästi ilus külaliste vastuvõtu ajal, selleks organiseeriti terve suur eskadrill lennukit, vähemalt 5 lennukit, mis tegid lennukireise Soome lahe idaossa ja seal püüdsid siis küldistada pilvi selleks, et need sajaksid tühjaks enne, kui nad jõuavad Peterburi kohale. Kõige hullem asi oli see, et millegipärast pilved sadasid tühjaks just Pulkova lennujaama kohal, nii et kümned kõrged külased said täiesti märjaks ja sellepärast oli palju pahandust nii lenduritel kui ka meteoroloogidel, kes seda asja pidid organiseerima. Igatsus parema ilma järele, see ühendab kõiki, ükskõik kas nad on tähtsad tegelased või igapäevased tööinimesed põldudel või metsades või linnades või maal. Sellepärast, et sellest sõltub väga palju meie töö tulemusi. Poliitikas
on aga asjad veidi teistsugused, näiteks poliitikas need seaduspärasused, mis kehtivad meteoroloogias näiteks, need ei kehti poliitikas. Näiteks meteoroloogiast me teame, et õhk liigub sealt, kus on see õhurõhk kõrgem, kus on õhumolekule rohkem, sinna, kus on seda vähem, seda tuulena, eks ole. Ühiskondlikus elus on see vastupidi, eks ole, nagu me teame, raha liigub sealt, kus on seda vähem, sinna, kus on rohkem, ehk pankadesse. Teine asi on see, et meie parteid lubavad kõik läbipaistvad poliitikat, nagu meie füüsikud ja atmosfäärifüüsikud, astronoomid. Tõnu Viik on üks selle asja eestvedajaid, et võidelda selliste ebatäpsete formuleeringute vastu nagu läbipaistva poliitika lubamine. Mis on läbipaistev? Läbipaistev on see, kui me midagi ei näe, eks ole, nii et aken on läbipaistev ja see on väga ohtlik, eks ole, põrutad vastu akent või uust, eks ole. Läbipaistev, see poliitika tegelikult ju, mis on läbipaistev, seda me õieti ei näe, mis seal toimub, eks ju. Me peaksime tegelikult nõudma hoopis läbipaistmatut poliitikat, eks ole. Täna tahaks lähemalt juttu teha sellest, nagu ma ütlesin, kuidas ilm ja kliima mõjutavad poliitikat ja siis lõpuosas, kuidas poliitika võiks siis ka ilma mõjutada. Need on kaks sellist väga tuntud pilti, millega selle vasakpoolsega näidatakse, et maailm on niivõrd hukas, et jääkarudel pole kuhugi enam minna, nad on täiesti juba hukkumise äärel ja toetuvad ainult üksikutele jääpankadele. See pilt olevat monteeritud pilt. Aga see parempoolne pilt, see ei ole monteeritud, see on tõepoolest selline, kuidas selle Hindustani, Pakistani pool inimesed rändavad ühest kohast teise ja seal on tõepoolest ühel veoautol on nii palju inimesi peal, see on tõeline pilt. Ja me oleme palju neid pilte näinud, kuidas rahvavood voolavad nii Aafrikast kui ka Aasiast meie poole siia Euroopasse. Nii et need on väga sageli seotud ka nende looduslike tingimuste muutustega, mida nimetame üldiselt kliimamuutusteks. Lähemalt tahaks rääkida nüüd, kuna äsja said läbi valimised ja kuidas on ilm ja valimised on seotud. Väga palju mõjutab valimiste tulemusi, vähemalt arvatakse valimiste eelne aeg. See on aeg, millal tehakse seda propagandat. 1999. aastal kurtis üks Keskerakonna poliitik Tallinnast, kes püüdis ennast lasta valida Võrumaal, et Võrumaal olid märtsis, veebruaris olid ilmad olid väga sandid, teed olid lähte ajamata ja kemmergud olid külmanud. Seda poliitiku nime ei hakka ma ütlema, sest nagu mul öeldi, et ära tee propagandat nendel. Ja küll. See on valimiste eelne aeg. Valimiste päev on samuti väga, väga oluline. Näiteks valimiste päev üldiselt on, nagu kõik on tähele pannud, on väga oluline. Näiteks kui ilm on liiga hea, siis inimesed väga sageli ei lähe valima, nii et nad kasutavad seda ära matkamiseks või näiteks praegu on üks valimine on ju tavaliselt märtsikuuses ja teine on oktoobris, eks ole. Märtsikuuses on Riigikogu valimised ja siis, kui on märtsikuus väga ilusad ilmad, siis rahvas väga sageli ei lähe ka sinna.
ja oktoobris on jälle, kuigi tänavu aasta Eesti, tähendab see Rahvusringhäälingu portaalis oli lugeda väga suurte pealkirjadega valimisaktiivsus tõstab üle pika aja päikeseks pööranud ilm, eks. Tegelikult see nii väga ei mõjutanud, sellepärast see päike ajas välja ainult 53,4% inimest, seal käisid ka need eelvalimised läksid sinna sisse ja elektroonilised valimised. Aga üldiselt jah, ta väga kõrge ei olnud see valimine. Valimiste päev, jälle kui ta väga hull on, valimiste päev, eks ole, siis inimesed, kui ta on tõesti tormab või on väga ligane ja siis inimesed lihtsalt ei viitsi ja vahel kutsuvad lihtsalt kasti koju või niimoodi, aga ei viitsi välja minna. Valimiste päev Ameerikas on väga oluline, sellepärast see ilm on tähele pandud, et kui on halb ilm valimiste päeval, siis võidavad vabariiklased. Kui on ilus ilm, siis on suur tõenäosus, et võidavad demokraadid. Sellepärast, et vabariiklased olevat tunduvalt suuremad patrioodid oma erakonnale. Meil olevat ka tehtud mingisugust uurimusega, mitte ametlikult, ja arvatakse, et kui on kehvem ilm, et siis võidab Keskerakond, et nemad olevat ka fanaatilisemad valijad võrreldes teiste erakondadega. Nii et valimiste päev on, valimiste päeva ilm mõjutab nii nagu teatri ilm. Kui on ilus ilm, siis väga sageli inimesed ei lähe teatri, kui on liiga halb ilm, siis ka ei minda teatrisse, isegi loobutakse ühest piletist, aga ei viitsita sinna minna, nii et see valimiste päev on samuti väga oluline. Ja lähemalt tahaks rääkida ka siis veel sellisel põneval teemal nagu inauguratsioonid Ameerika Ühendriikides. See on, kui Ameerika Ühendriikides tavaliselt on ju valimised toimuvad novembris ja president ametisse õnnistamine leiab nüüd aset viimastel aegadel 20. jaanuaril. Õige varastel aegadel oli see märtsis, aga nüüd tõsteti see jaanuari peale. Pärast ma räägin, miks. Vaat see inauguratsiooni aegade ilmast on tohutult palju igasuguseid veebisaite või veebilehekülge on pühendunud sellele, nii et seal on lehekülgede viisi, on alates esimest presidendist kuni viimaseni on tehtud statistikat, kui palju, millised on need temperatuurid nendel inauguratsioonipäevadel ja kuidas ta on mõjutanud seda inauguratsiooni ja peale selle tehakse ka selliseid ennustusi selle päeva ilma järgi, kui ilm on ilus, kas sellel presidendil läks hästi ja kui ilm on kole, et kas see taevas näitas oma suhtumist sellesse presidendi, valitud presidendi saatusesse. Ja seda on ka päris palju uuritud, nii et see on päris põnev lugemine, soovitan sellega tutvuda, nii et siin on mingid Ameerika presidendi inauguratsioonist. Nii et 1789. aastal kuni 1937. aastani oli selleks ametisse pühitsumise päevaks oli 4. märts, aga kuna 4. märtsil millegipärast olid väga palju halba ilma, tormid ja igasugused traagilised juhtumid juhtusid sellepärast ja üldiselt loeti seda, kui tehti klimatoloogilisi uurimusi, milline see ilm on, siis leiti, et see 4. märts ei ole sugugi sobiv. Ja siis pöörduti klimatoloogide poole ja leiti siis pärast põhjalikku uurimust, et 20. jaanuar on palju parem kui 4. märts, sellepärast, kuigi ta on keset talve, aga Washingtonis on väga karm see talv alati ei ole ja vähemalt oli ta kuiv, arvati vähemalt.
nii. No siin on mõningad sellised põnevamad inauguratsiooni ilmad, näiteks Grant, tema ametisse pühitsemine leidis aset 1873 ja sellel päeval oli väga külm ilm, nii et uus vinge tuul, nii et kui ametlikud oli 9 kraadi olid Celsiusi järgi oli õhutemperatuur sellel ametisse pühitsemise tseremoonia ajal, siis see tuulekülm, see tähendab tuule mõju, oli selline, nagu oleks väljas 26 kraadi külma, nii et see tuulekülm oli see 26 kraadi. Ja see tegi täiesti pall läks untsu, seal oli püstitatud kümneid suuri ajutisi telke, kus oli tehtud põrandad ja orkestrid mängisid. Ainukene asi oli see, et see nii külm oli, et orkestrid ei suutnud mängida, nendel asunad külmusid kinni, siis olid koogid kippusid külmama ja ega see tantsimine, kui pallikleidi peal on kasukas, ei olnud ka suurem asi, nii et paar tundi ainult kestis ametlikult see tseremoonia pärast ja ta läksid inimesed laiali. Kõige traagilisemaks peetakse 1841. aastal toimunud pühitsustseremooniat, kui William Henry Harrison valiti presidendiks. Tema oli vana sõjamees ja sellepärast ta keeldus minemast siseruumidesse ja pidas oma tund ja 40 minutit kestva kõne Paljaväi ja ka sellise lõikava tuule käes. Seal oli niivõrd külm, et osa sõdureid kukkusid pikali ja minestasid ja tema kõige naljakam on see, et tuul oli nii kõva, et seda tema kõnet, tund ja 40, ei olnud kuulda umbes 50 meetri kaugusel ei olnud kuulda, sellepärast et tuul oli nii kõva ja alles 30. aastatel hakati transleerima neid kõnesid, nii et väga paljud kõned lihtsalt peeti pro forma, eks ole, nii et alles millest räägiti, said nad alati pärast lehtedest lugeda. Ja see Harrison jäi kohe paar päeva hiljem haigeks ja tema oli siis ametlikult ametis 30 päeva, 12 tundi ja 30 minutit, siis ta suri kopsupõletikku. Temast varem oli üks Pierce, tema ameti pühitsemine oli selles mõttes traagiline, et temaga ei juhtunud midagi, ainult tema eelneva presidendi abikaasa külmetas ja 2 nädala pärast suri ära, nii et see tegi ka traagilisemaks. Üks vastikumaid pühitsusi oli 1909. aastal William Taft. Seal maa tuli 25 sentimeetrit lund, siin on praegu see pilt on näha, siin praegu presidendi eskort tuleb sealt paraadilt, läheb ja seal oli suur tegemist, et see paraadi üldse läbi viia, nii et ja ta kukkus praktiliselt ka läbi, nii et millegi pärast peetakse seda üks vastikuma ilmaga inauguratsiooniks. Nii. 1934. aastal siis pärast neid suuri katsumusi otsustati, et tuleb viia teisele ajale ja siis viidi ta 20. jaanuaril. Esimest korda peeti see 1937. aastal ja Franklin Delano Roosevelt, tema oli esimene, kellel sai siis õnn osaks selle uuel ajal läbi viia seda suurt tseremooniat. Ja tema tseremoonia ajal sadas maha 45 millimeetrit vihma. See on kõige suurem vihma kogus, mis on tulnud nende päevade jooksul, nii et see tuli just temale kaela. Nii et inimesed märjad, president oli märg ja kõik. Tema 3 korda valiti presidendiks ja ega temal kunagi ilmaga eriti vedanud. Ta üldiselt jäi lõpuks haigeks ja tema viimane 3. presidendiks pühitsemine
kestis ainult 6 minutit, et rohkem inimesed ei kannatanud, tema ise ka ei kannatanud välja. Üks hullemaid olevat 1961. aastal John Kennedy ametisse õnnistamine. Öösel hakkas sadama paksu lund, see oli 20 sentimeetrit lund tuli maha ja see tekitas tohutud ummikud teedel, nii et lennukid ei tõusnud üles ega ei maandunud. Tema asepresident ei jõudnud õigeks ajaks kohale, siis eelnev president ei jõudnud, tema lennuk ei maandunud, nii et see oli selline, siin on praegu üks pilt sellest, kuidas roogitakse lund selle kavalkaadi autode pealt ja sõdurid oli väga palju välja aeg. Ja siis inimesed, kes olid need nagu maagid ja ennustajad, need ütlesid, et ega selle Kennedy valitsuste ajast suurt midagi välja ei tule, kui see asi algab niivõrd õnnetult. Neid õnnetuid palju kümneid enne. Ja tõepoolest ta tapeti 63. aastal ära. Nii, on tehtud statistikat, nii et vabariiklastel tseremoonia aegne temperatuur oli +4,1, demokraatidel +0,3, nii et demokraatidel on ilma taadikule kehvemad läbisaamised. Ameerikas tehakse igasugused statistikat valimiste üle ja siin on, neid statistikaid on mitmesugused, nii et siin ma praegu toon ühe välja, see on, kuidas valimispäeva ilm mõjutab tulemusi. Ameerikas on leitud, et Ameerika üks toll vihma, see on 2,5 sentimeetrit vihma, see vähendab valimistest osavõttu protsenti 1% võrra. Üks toll lund, aga 5% võrra, nii et see lumi on teatavasti see üks toll on 2 sentimeetrit lund, aga see jälle mõjutab Ameerikas kõvasti autode liiklust, eks ole. Autod, kui on ikkagi libe, siis paljudes osariikides inimesed ei oska liigelda, kui on tee on libe, nii et kunagi 1988. aastal meie Nõukogude inimesed oleksime leidnud väga suurt teenistust sellega, et me lükkasime Memphises autosid paigalt ja kui ameeriklased imestasid, kuidas venelastel nii palju jõudu, et nad lükkavad ühe käega ja auto hakkab liikuma, kusjuures nende autorattad käivad ringi, aga kui venelane lükkab, siis ta läheb ka minema, nii et nendel ei ole palju kogemusi selle libedaga ja lumega sõitmisel. Halva ilmaga, nagu ma ütlesin, võidavad üldiselt vabariiklased. Näiteks 2000. aastal oli üldiselt arvati, et Al Gore võib võimule tulla, aga kuna olid jäised vihmad, vihm oli külm, kohati oli ka päris jäävihma, nii et tuli kuulikestena seda ja oli libe ja tuligi Bush tuli võimule. Teine, üks selline arvutuste teema on selline, kuidas mõjutab eelneva 4 aasta ilmastik järgnevaid valimisi. Kui sademete hulk on normist suurem, siis jääb püsima võimul olev partei põua puhul, aga üldiselt vahetub erakond. Nii et sademed üldiselt, kui nad tuleb suurtes kogustes, siis tema tekitab mitte nii suurt kahju, aga Ameerikas just põud on see, mis eriti lõunaosariikides mõjutab ja niimoodi on selline statistika on tehtud, et on selline mõju. Nii et Eestis midagi sarnast oli ka, nii et Eestis ju me teame, et oli üks põuasemaid aegu oli 2002. aasta, mäletate, augustis oli 40 päeva jooksul, augustis ja juulis, 40 päeva jooksul ei tulnud Võrus, Valgaval, ei tulnud piiskagi vihma, eks ole, ja tõepoolest Siim Kallas asemel sai peaministriks Juhan Parts valimistel. No miks? Meilt on palju uuritud ka, miks pärast peaks olema need valimised just märtsis ja oktoobris, võiksid olla ju
nii nagu Europarlamendi valimised on suvel, eks ole, palju meeldiva ilm, inimesi käib ka rohkem, aga mõned inimesed arvavad, et siis on küllaldaselt pori, millega vastaskandidaate loobuda. No see on jah, kuidas keegi arvab jah. Nii et kõige madalam osalusprotsent oli 1999. aasta Riigikogu valimistel, see oli 57,4%. Vaat siis olid elektroonilist valimisi ei olnud, ma ei mäleta, kas ja minu meelest ei olnud vist, kas oli eelvalimised, ka siis juba 99, võib-olla olid ka igatahes valimiste päeval oli pool Eestit olid väga halvad teeoludega. Teed olid praktiliselt läbimatud, eriti Võrumaal. Ja nii, et inimesi jäi sellepärast olevat väga palju valima minemata jätnud. Ja nii, et kui siis protestiti, siis raadiost öeldi, et eks te valige neid erakondi, neid seltskondi, kes lubavad teile, et teede eest hoolitsetakse rohkem. No, kohaliku omavalitsuste valimistel oli kõige madalam protsent oli 2005. aastal oli 47% ja siis ilm just väga hull ei olnud, aga siis olid teised põhjused, igatahes ilma järgi küll ei saanud midagi öelda, sest ma vaatasin järgi, päike paistis ja vihma praktiliselt ei sadanud. Nii, Ameerikas on tehtud ka selliseid uurimusi, et on küsitud rahva käest, mida te soovitate teha, et oleksid valimised, presidendivalimised oleksid õiglasemad. Ja üks ilmaportaal tegi sellise küsitluse, et kui lasta taevastel jõududel valida presidendikandidaatide vahel, siis 33% soovitasid kandidaadile tornaadosid jälitada, mis on teatavasti selline ohtlik tegevus. Ja 31% saadaksid neid orkaani ajal paadiga kalale ja kõik muud asjad, nii et 15% golfi mängima äikese ajal, mis on ka üks tegelikult ohtlik spordiala. No ja, nii et jah, ellujääja oleks siis selline julge, otsustuskindel ja tema poolt on ka kõrgemad taevased jõud, mis on ka Ameerikas väga oluline. No nüüd räägime natukene sellisest rohkem tänasepäevasematel teemadel, kuidas poliitika ja ilm ja kliima on omavahel seotud. No kohe tuleb meile silmade ette need ilmastikutingimused, mis mõjutavad meie igapäevast tegevust, meie majandustegevust. 1,5 miljardil maakera elanikest pole võimalik juua või tarbida puhast vett, eks ole, nii et väga palju sellest poliitikast keerleb puhta vee ümber. Vee küsimus on mõnedes riikides on tunduvalt olulisem kui teistes riikides. Meil on õnneks oleme sellises kenas kohas, kus meil on nii puhast vett jätkub, meie kujuta ettegi, et me peaksime nii väga seda saastavat vett jooma ja puhastama seda ja elama ebahügieenilistes tingimustes praegusel aegadel. Aga vee küsimus on seniajana Põhja-Aafrikas, Lähis- ja Kesk-Ida riikides on väga oluline. Väga paljud relvastatud konfliktid on tingitud sellest, et sellest veepuudusest. Seal elab selles piirkonnas on 5% inimkonnast, aga veevarusid ainult 0,9%, nii et kogu aeg on juba, ütleme, aastakümned on konfliktid tingitud sellest. No, meelde mõningad konfliktikolded on Türgi ja Süüria omavahel, Egiptus, Sudaan ja Etioopia. No, Egiptus saab teatavasti oma eluks vajaliku vee Niilusest.
ainult see Niiluse vesi tuleb Etioopiast, eks ole, seal tuleb Valge Niilus ja Sinine Niilus kokku, saavad kokku ja teevad siis selle suurema Niiluse, mis lõpuks jõuab Assuani veehoidlasse ja edasi siis Alam-Egiptusesse. Egiptusest praegu on olemas väga suur väekontingent džunglivõitlust